Tere tulemast Musta kassitaru lugemisse kalad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 2.–8. märts. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No teie nädal on nagu suurepärane, see on vahva nädal, et nädal algab päikesekaardiga ja kohe kõrval on müntide äss. Müntide äss tähendab küllust. Majanduslikku küllust nagu sellist, mitte hetkelist, et sain palka ja nüüd olen rikas. See tähendab nagu stabiilset sissetulekut. Majanduslikku sissetulekut, head tervist, iseenesega rahulolu. Ja päikesekaart on muidugi selle taro kaardipaki üks positiivsemaid kaarte. Päikesekaart nagu valgustab ära kõik sopid. Ta valgustab ära ka selle, mis on teie eest olnud varjatud. No kui on näiteks midagi olnud varjatud, siis päike toob nagu selle päeva valgele. Ja siin on veel selle ermitikaart ehk erakukaart. Erakul on ka siin latern käes. Ja kuna siin kõrval on müntide kaart, mis räägib töö tegemisest, iseenda laeva kapten olemisest, teki küürimisest ja muude tööde tegemisest, siis erakukaart minu jaoks tähendab seda, et kui teil on olnud mingid mõtted, kuidas oma tööelu paremini korraldada, siis erakukaart räägib seda, et latern ehk tema käes olev latern teie peas hakkab järsku lamp põlema. Et vaata vahest on niimoodi, et mõtled, ei suuda välja mõelda. Ja siis järsku täiesti tühjast kohast tulebki mingi see mõte, et niimoodi see õige ongi, kuidas ma selle peale varem ei tulnud. Vaat selline mingisugune vau-efekt on erakukaardil minu jaoks. See on ka natukene selline endasse süüvimise, kaalumise, vaatamise, tagasivaatamise kaart, omaette olemise kaart, aga no kui see lahendus on nagu, tuleb lihtsalt teie pähe, et vot niimoodi, see on õige ja niimoodi me edasi läheme, see tundub olevat selline tööprojekt või tööeluga kuidagi viisi seotud. Et olete millegi üle siin pikalt juurelnud, pole lahendust leidnud ja siis järsku lähebki lampike peas põlema ja see lahendus on nina all. Ja pärast imestate, kuidas ma selle peale varem ei tulnud. Siin alumises reas on keisrinna, mõõdukus ja karikate kuningas. Keisrinna on tohutult empaatiline naine. Tema armastab absoluutselt kõiki ja armastab kõike. Ta armastab loodust, inimesi. Nagu ta on selline, kes jagab enda käest ära, annab viimased püksid jalast ära, kui kellegil teisel on neid rohkem vaja. Ja see mõõdukuse kaart ja karikate kuningas siin nagu edasi räägivad sellest, et te võitegi olla lahke. Täis armastust ja jagamist ja see ei ole üldse halb, aga ennast ei tohi ära unustada. Ennast kõige selle juures, nii töö tegemise juures kui nagu enda jagamise juures või endast välja andmise juures. Ei tohi ära unustada iseennast, et tuleb ikkagi ennast seada esikohale ja teha täpselt nii palju, kui te tunnete, te jaksate ja tahate. Et loomulikult me tahame ju anda endast parimat ja palju, nii palju kui meil on ja aidata kõiki ja kogu aeg. Ja las nad tulevad ja koputavad meie uksele, las tulevad naabrid soola küsima, las tuleb naabrimemm ja ütleb, et tal on lumi vaja ära lükata. Ja teie muudkui jooksete, teie muudkui lähete ja aitate, sest te olete hea südamega. Ja rabategi niimoodi tööd teha ja unustate ennast ära. Et ärge siis ennast unustage, kõike võibki aidata, aga mõõdukuse piirides. Et ärge unustage ennast. No mis ma soovin teile selleks nädalaks? No teil on imeline nädal tulemas. Küllus, natukene tööd, lahkust, päike on väljas, ainult ongi ainukene hoiatus on see, et kogu selle lahkuse töö ja kõige muu hea juures, mis teid sellel nädalal saadab, ei tohi ennast ära unustada. Et seadke siis ennast esikohale.
ja aidake teisi täpselt nii palju, kui te suudate, tahate. Jah, suudate ja tahate, just niimoodi, et ärge unustage ennast ära. Nautige oma nädalat. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.